Nii, olemegi siis pulmapeol. Me kuulsime seda pulmapeolugu ja see ei ole nii juhuslik, et esimene suur tunnustäht toimub siis tavainimese jaoks kõige tähtsamal peol, mis elus üldse saab olla pulmapeol. Ja kui meie nüüd oleksime sellel pulmapeol, te olete pulmas olnud, palju saginat ja seal on naljategemisi ja seal on kõiksuseid üritusi. Pulmavanem on, mida tänapäeval kalli raha eest tellitakse, kes, kui on ikka pikk pulm, mitmepäevane pulm, siis on isegi ikkagi need honorarid ikka väga-väga kõrged. Et olen näinud, kuna mul on ka see litsents, perekonnaseisuametniku litsents, et võin neid paari panna ja mõne hetke vahest mõnes pulmas ka viibida, et tõepoolest väga kuulsaid ja tähtsaid inimesi pulmavanematena. Aga tavainimesena pulmas olles need telgitagused võivad täiesti jääda ka tundmatuks. Kui meie oleksime olnud seal Kaana pulmas, seal Natsaretist 6 kilomeetrit eemal on selline väike linn, Mägestikust, Natsaret ise on kõrgemal, see on natuke madalamal, väike linn, ütleme nagu Sindi. Ja seal siis on paresti pulmad, me oleme ka sinna sattunud. Mingisugune, me saame mingil hetkel aru, et mingi sagin käib, mingi seletamine. Aga võib-olla meie ei teekski seda veini ja veini vahet, nii nagu siin pulmavanem lõpuks ütleb üllatunult. Et kuidas see nii on, et ikka tavaliselt, aga pulmas on tavad väga tähtsad, et parem on ennem tuleb ja siis, kui rahva meeleolu on juba üldiselt nagu lahke, et kõhud on täis ja siis võib tulla ka nagu niisugust tavapärasemat. Aga nüüd on nagu vastupidi. Et korraga pulmavanem ütleb, et kus see tuleb, et see parem vein alles nüüd välja tuuakse. Ega kui lugeda seda sõna siin, ega sealt ei tule välja, et pulmavanem oleks kohe asjaga kursis, et niisugune kriis on tekkinud pulmas. Et arvestused on puudulikud, kas on liiga palju rahvast või on peigmees ja pruut liiga vähega arvestanud ja kõik on otsa saanud. Võib-olla ka toiduga on küsimusi. Nii et selline küllaltki kummaline olukord, aga see tegelikult on see, et pulmavein on otsa saanud. Või on keegi liiga palju joonud. Ka üks võimalus, et ei arvestatud nii. Ütleme, meie jaoks Eesti olukorras vein ja alkohol on niisugune hell teema kuni reklaamini ja seadustini välja ja see nii või teisiti ka meid usklikke kohe puudutab, sest meie hoiak on selline karske, see on nagu üldine põhimõte, aga selles Vahemere ruumis on see põhijook, sest selles kuumas kliimas ei olegi mõeldav, et vesi läheb kiiresti halvaks ja mitte igas majapidamises ja kodus ei ole allikat ega veevärk, et kus sa värsket vett saad. Et see on nagu omaette teema veel. Aga see on nagu normaalne jook. Ja piibel seda jooki tunneb, nii et 40 sorti võib eristada keeleliselt piiblist. Et see on tõeliselt veinikultuuri maa. Ja muidugi mulle tuleb selle koha peal ikka meelde üks mees, kellel on armas usklik ema ja siis ta aeg-ajalt, kui ta märkab, et ma olen öösel Facebookis ja tema on ka, ma arvan millegipärast, et ta on parajasti kuskilt siis jooma pealt tulnud ja siis ta kirjutab mulle väga niimoodi südamest kohe, ma seda kohta võiksime isegi tsiteerida teile, kui südamest. Ütleb, et kas sa saaksid oma koguduses öelda, et alkoholi tarvitamine pole patt ega piiblis keelatud.
Jumal pani millegipärast maa peale kõik asjad, näiteks leiva, õli ja veini. No ta on hoolega piiblit lugenud, aga tal tuleb see meelde, eriti siis, kui ta peal sassis öösel ja ta on pealt tulnud ja ema on kindlasti temaga ka riielnud. Nii et nüüd on see välja öeldud tema väga soov. Aga asi on ju selles, me ju kõik teame, et alkohol alkoholiks. Küsimus on sõltuvuses, küsimus on hävitatud eludes ja sellest ka piibel räägib ja hoiatab meid, et sellest viinast tuleb õnnetu elu ja kõik see on ka sees. Nii et see ei ole nii üheülbaline teema, aga see ei ole peateema täna. Üldsegi mitte. Tänane peateema on pulm ja pulmarõõm ja see tunnustäht, mis selles pulmas tehakse. Ja nagu ütlesin, tavainimene võib-olla ei märkagi seda, kes seal pulmas on. Nagu eluski. Me käime kõik ringi, elame, meil on sünnipäevad asjad ja inimene võib nii elada, et ta ei näegi, et Jumala ligiolu või Jumal ligiolu siin kuskil on. Ja teised on mures. Ja teised ütlevad, et mina saatsin palvesoovi ja kohe ma sain vastuse. Siin möödunud nädalal oli inimene piiblitunnis, kes ütles, et te palusite minu eest ja ma sain selle jube raske tehnilise eksami Tehnikaülikoolis tehtud. Ja nüüd mul on nagu kindel teadmine, et ma lähen alfa kursusele. Aga 2 rasket eksamit on veel ees. Mingisugune palve kuulmise ime on toimunud. Aga mina mõtlesin sellel hetkel, me läksime just Toomase sünnipäevale ja oli see hetk, kui me palvetasime selle inimesega, oli niisugune, et seal sünnipäeva peaaegu et pulmapidu, suur juubel, rahvas ootas ja küsivalt ootas, et kus on siis pastor. Aga pastoril oli nii, et siit hangede vahelt kutsuti tagasi, et inimene vajab palvet. Ja ma vabandasin, ütlesin sellele inimesele, mul on kiire, aga ma palun teiega ja võian õliga. Ja see ime sündis. Et need on asjad, võib-olla mida me ei näe niimoodi elus, aga kui me oleme sealt keskel, kui me kohtume Jeesuse ja tema õpilaste ja tema emaga ja ema tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, et siin on üks mure. Vein on otsa saanud. Nüüd, mis edasi saab? See pulm on läbi kukkunud. Ja Jeesus esialgu on isegi nagu ütleb, et minu aeg ei ole veel tulnud, et rahulik, võta rahulikult. Meile tundub isegi, et see nagu ema suhtes on natuke ebaõiglane, et ema korraldusi tuleks kõik täita ja alati. Aga ta on juba täiskasvanud poeg, kes nagu distantsilt rahulikult võtab asjad. No, rahune nüüd. Aga ema ütleb seal ühe sõna, mis on väga tähtis, mis on ka möödunud aastal seoses Maarjamaa selle tähistamisega, selle nimetuse tähistamisega, et mida Maarja ütles ju nendele teenijatele, et mida tema teile ütleb, seda tehke. Ja Jeesus ütlebki, seal on need suured anumad, 100-liitrised, valage need veini täis, neid anumaid ka kasutati. See näitabki, et seal ei olnud nagu sellist pidevat allikat, kasutati lihtsalt veeanumatena. Kes mäletab veel, võib-olla mõnel praegugi on kodus, et ämbriga toome vett. Kui veevärk on kinni külmanud, siis toome ka veel vett ämbriga. Ma mäletan, üks aasta oli evangeeliumi nädal, üks Ameerika väga kuulus vend oli meil kodus külas ja ma olen seda rääkinud siin, aga see on nii silme ees mul ja lähme lõunale ja inimene tahab käsi pesta. Valasime kausi sisse, meie veevärk oli kinni külmunud, samasugune kõva talveilm, veekausi sisse, ütlesime, nüüd siin on võimalus pesta käsi. Ja see mees seisis seal, pani käed sisse
ja küsis, aga mis ma nüüd pean tegema? Sest ta on eluaeg ei olnud käsi pestnud selles kausis. Ta oli kogu aeg kraani all pestnud käsi. Ta ei teadnudki, mis tähendab. Aga need veeanumad, need olid ju puhastusrituaalide jaoks, käte pesemine, jalgade pesemine, kõik käsurituaalid, mis üldse saavad olla usulises ja mitteusulises mõttes, mis meiegi elu piiravad. Lastelegi ütleme, pese ikka käed ära. Mul abikaasa tuletab meelde pärast pühapäevad, pese ikka käed ära. Nii, see on vajalikud need anumad. Veevärk ei ole, aga anumad on. Jeesus täitke need ja täideti ääreni. Ja siis üks niisugune usutegu, et nüüd hakkame viima rahvale seda vett. Ja see jõuab rahvani ja see vesi, see jõuab siis pulmavanemani ja pulmavanem ütleb, et mis lahti on. Et te olete nagu seda rikkunud, aga seda tavakorda, et alul parem ja pärast kehvem. Teie toote lõpuks parema välja. Et see oli niivõrd maitsev. See lugu on nii maitsev, et kui te sõidate sinna Iisraeli ja Kaanasse, seal on terve pood, mis müüb Kaana veini siiamaani. Aga sel päeval, kui meie olime seal poe ukse taga, oli see kinni. Sest oli sabatipäev ja meie läksime oma autoga küll sinna, selline väike ilus pood, kinni. No nii, aga läbi akna nägime, et kõik oli nagu Kaana vein. Ma arvan, et Selveri ketis aeg-ajalt Iisraeli veine on, et võib-olla isegi võib Kaana veini vahest näha. Aga see selleks. Vein ei ole tähtis. Apostel Paulus ütleb hiljem, see on ka vastus sellele pojale, kes mind aeg-ajalt nüüd ikka ütleb, et tuletame koguduse meelde. Ma tuletan teile meelde nüüd Apostel Pauluse kirjast. Efesuse kiri 5. peatükk 18. salm. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, tänades alati Jumalat. Peaasi on see rõõm, mis me vaimus saame. Ma hiljuti olin ühel sündmusel, sündmus oli kurb, aga seal keegi tuletas mulle meelde, et ühte pulma, see oli ustlike pulm, kus ei olnud alkoholi. Ja see oli 50-aastane mees ja ta ütles, et oli see vast alles pulm, ma pole siukest pulma veel ennem näinud, et oli nii palju rõõmsaid inimesi ja viina ei olnudki. Et see, ja ma olin ka selles pulmas ja oli tõesti siuke hea, mõnus, lahke, palju ilusaid mänge, kõiki asju ja tundsid ennast hästi. Oli laule palju ja tegevusi ja meie ka siin tuletab meelge, ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus. Või õpetuse sõnadus öeldakse, vein paneb pilkama, vägijook lärmama ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark. See niisugune karske hoiak on ka piibli hoiak. Aga pulm on pulm. Ja see ei vähenda üldsegi selle imetähtsust, sest selle mõtte, seal on ju veel üks detail. Mitte üht sõna ei ole peigmest juttu, mitte üht sõna ei ole juttu pruudist. Et jääb nagu õhku rippuma selline küsimus, et kelle pulmad need on või miks see nüüd siin on. Niimoodi see sõnum meile täna hommikul ka. Aga Jeesuse elu kontekstis vaadatuna, Jeesus oli ju see Messias, kes oli oodatud, kes tuli. Ja teda oli oodatud, prohvetid olid ootanud ja ka kirjeldanud seda pulmapeona. Prohvet Jesaja kirjutab 62. peatükis ja 4. salmist edasi. Sinust ei kõnelda enam kui hüljatust, ega kõnelda su maast enam kui laastatust, vaid sind hüütakse minu armsam ja su maad abikaasa,
sest issand armastab sind ja su maa saab mehele. Sest nagu noor mees naib neitsi, nõnda naivad sind su pojad. Nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust. Jumal tunneb rõõmu sinust ja minust, nagu peigmees oma pruudist. Seda rõõm oli oodatud. See rõõm oli tulnud. See rõõm on ka täna Jumala rahva keskel. Ja mida tema iial ei muuda, üks suurem ime on ju veel, mis on võrreldav selle vee ja veini looga, on see, et rist, mis ju tegelikult on surma sümbol ja väga raske karistuse sümbol, mis iga patust võiks tabada, on korraga saanud meile ülestõusmise rõõmu ja võidu sümboliks. See on samuti nagu vee muutumine veiniks. Ja neid asju meie elus, millel on kaduv tähendus või isegi, nagu võõra sõnaga ütelda, ambivalentne tähendus või kahetine tähendus, nagu veinil, et ta võib olla õnnetuseks ja ta võib olla rõõmuks, nagu piibel ütleb. Et ta muudab ka need asjad selleks tõeliseks rõõmuks. Jumala riik on tulnud. Ja kallis Anni, mina ei tea, kuidas ja mis ja sinu elust nüüd edasi läheb, aga ma tean seda ja usun seda, et see sinu isa palved on kuuldud, sinu palved on kuuldud ja küllap kõik asjad, mis on nii tavalised ja vahest tunduvad, et saab nüüd otsa ka kohe, et no Jumal, Jeesus Kristus ise muudab sinu elus rõõmuks, rahuks, ülevoolavaks rikkuseks. Ja ta on seda meie elus teinud, ta teeb seda sinu elus ja seda ma soovin teile kõigile, iseendale ka. Aga üks tingimus siin on, et Maarja ütles, et mida tema teile ütleb, seda tehke. Küll ta annab ka oma vaimu läbi sulle ja meile kõigile teada eelolevatel aegadel, mida on vaja teha oma vanaduse päevades, keskeas, nooruses, mida ette võtta, et see viimane osa oleks parem kui esimene. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.